meie arutelu lõpeb nüüd 3 minuti pärast ja meil oleks vaja saata kokkuvõtted oma diskussiooni tulemustest analüütikule. Ma olen siin diskussiooni käigus olulisemaid mõtteid kirja pannud ja mul on praegu kirjas 4 tähtsat arengusuunda, kuhu Eesti haridus peaks liikuma järgmise 5 aasta jooksul. Et vaatame need korraks veel koos üle. Esiteks, muukeelsete noorte haridustaseme tõstmine. Teiseks, õpetajate välja- ja täiendõppe kvaliteedi areng. Kolmandaks, maakoolide avatuna hoidmine. Ja neljandaks, reaalainete ja loodusteaduste populariseerimine nii kesk- kui kõrghariduses. Kas see tundub teile täpse kokkuvõttena meie arutelust? Jah, ma seda esimest võib-olla natuke täiendaks siis, et mida me peame tegema on muukeelsete noorte haridustaseme tõstmine läbi keelekümbluse stimuleerimise ning haridusparadigmade muutmise kognitiivse dissonantsi tingimustes, võimaldamaks neil siis pääseda kergemini Eesti erinevatesse kõrgkoolidesse. Aitäh, kas kellelgi on veel täiendusi? Jah, minu poolt ka üks remark, et kui me räägime reaalainetest kesk- ja kõrghariduses, siis kindlasti ma lisaksin termini kutseharidus, et see oleks selgesõnaliselt mainitud. Nii, need muudatused said kirja, kas kellelgi on veel täpsustusi? Ei ole. Selge, siis ma tänan teid väga hea sisuka ja aktiivse arutelu eest. Mina saadan need kokkuvõtted analüütikule ja teil on võimalus senikaua minna kohvipausile. Aitäh teile. Arutelu lõpus tee kokkuvõte. Selle juures on oluline meeles pidada 3 asja. Esiteks, arutelu lõpetamine õigeaegselt. Osalejatele on alguses välja lubatud arutelu pikkus ja sellest kinnipidamine on äärmiselt tähtis. Teiseks, tee sisuline kokkuvõte oma märkmete pinnalt sellest, millest vestluse käigus põhiliselt räägiti. Ja kolmandaks, anna kõikidele osalejatele võimalus oma kokkuvõttele anda tagasisidet, et inimesed saaksid teha täpsustusi ja kommentaare.